kõigile minu poolt. Minu nimi on Kertu Kirdan, olen Põhja-Eesti Regionaalhaiglas epilepsiaõde nõustaja. Soovin kõigile head rahvusvahelist epilepsiapäeva ja sellega seoses teen teile esitluse teemal epilepsia ja elustiil. Teen väikse sissejuhatuse ka, et kuna epilepsia ikkagi iga inimese jaoks on nii individuaalne, et siis on väga tähtis, et iga patsient teaks, et millised hood tal on, mis seda võiks provotseerida, et kas ta saab midagi muuta sellega või neid asju vältida. Et jah, kahjuks elustiili muutustega ei ole meil võimalik epilepsiat välja ravida, aga siiski on meil võimalik vähendada seda riski siis hoogude tekkeks. Ja seda ma täna siis oma esitluste käigus siis ka räägin, et mida võiks paremini teha või mida saaks muuta või mida vältida siis. Esimene tähtis teema, hea ravisoostumus. Et kuna põhiline ravi epilepsia juures on suukaudsed epilepsiavastased ravimid, siis paljudel inimestel on raviskeemis küll üks ravim, et tänu millele on hood täiesti kontrolli all, kuid on ka inimesi, kelle raviskeemis on siis mitu ravimit. Pluss veel patsiendid, kellel on kaasuvad haigused ja sealt tulenevalt peavad nad ka võtma ravimeid. Et siis oleks juba tähtis, et ei ununeks ravim võtta, siis võiks kasutada näiteks mingisugust ravimikarpi või siis kõik ravimid oleksid kuskil üles kirjutatud, et oleks silma ees, et mida, mis kell ma pean võtma. Samuti võib siduda selle ravimi võtmise mingisuguse tegevusega. Siin ma olen välja toonud hammaste pesu, aga need on väga palju erinevaid, mis just teile sobiks. Võib olla nii öökaapile panna kui siis kohviaparaadi juures, et kus seda on hea kätte saada. Paljudele sobib ka alarmipanek, et telefonis siis saab seda panna või siis mõne äpi kasutamine. Ja panen südamele, et retseptid oleksid ikkagi õigeaegselt pikendatud, et vältida olukorda, kus tuleb nädalavahetus peale ja teil ei ole piisavalt ravimeid. Et siis enneaegselt vaadata, palju teil on ravimeid, kas jätkub, kas on vaja uut retsepti, kõiki neid asju. Kõrvaltoimete osas, kui on nüüd alustatud ravimiga ja järk-järgult peab doosi tõstma ja üks hetk on tekkinud kõrvaltoime, siis võib minna tagasi madalamale doosile. Seda võib siis juba raviarstiga ka konsulteerida, aga siis võib tavaliselt olla kauem sellel madalamal doosil ja kui on üle läinud see kõrvalmõju, siis võib vaikselt jälle tõsta. Kui tekib mingisugused muud nahalööve, meeleoluhäired, et siis võiks kindlasti teada juba anda oma raviarstile või siis õele. Sellest aastast on meil ka uued epilepsiapäevikud. Kui on soovi neid saada, siis võib võtta meiega ühendust või siis juba oma raviarsti käest siis küsida. Ja hoode märkimine on samuti oluline, et oleks teada, palju neid hooge on, kui tihti nad käivad ja millised nad on, et siis on nendes ka ülevaade. Kindlasti vaimse tervise häirete puhul on see risk suurem, et võib esineda epileptilisi hooge rohkem. Kas see on siis vaimne pinge, ärevus, depressioon, et kui on tunde, et on selline stressirohkem aeg, et siis see võib tekitada neid hooge ka sellel perioodil rohkem. Osad ravimid tõesti võivad kõrvalmõjuna tekitada neid meeleoluhäireid, et siis tasub jälle raviarstiga ühendust võtta ja äkki saab selle ravimi ära muuta ja võtta siis uus ravim kasutusele. Kuna need sagedased hood ei ole ikkagi hea, kui nad esinevad, et tagajärjena nad võivad ikkagi viia kognitiivse häireteni, see siis tähendab, et mälu on häiritud, tähelepanu keskendumine, seal tekib probleeme ja samuti ka ülesannete lahendamine on raskendatud.
siin olen toonud välja ühe hea veebisaidi, see on peaasi.ee veebileht. Seal saab väga palju häid nippe ja samuti on seal noorte nõustamine kuni 26. eluaastani. Et see on siis täiesti tasuta, seal on oma ala spetsialistid ja nad annavad ka siis nõu või et kas siis on vaja veel kuhugi edasi pöörduda. Ja mõned mõtted parema vaimse tervise jaoks, et kui tõesti, et võib proovida siis sellist ikkagi regulaarset treeningut. See aitab eriti stressirohke perioodi ajal. Ei pea minema jõusaali, et võib ka proovida jalutamist, tervislik toitumine, mõni lõdvestav harjutus, kellele siis sobib mediteerimine, kellele mõni hingamisharjutus. See on jälle nii individuaalne. Ja kindlasti ei tasuks siis oma probleemiga üksi jääda, et jagada oma mure, kas siis sõpradega, perega ja kui on ikkagi tunnete, et enam üksi hakkama ei saa, et siis esimene asi, mida proovida, et siis perearsti käest sinna minna ja äkki on siis vaja midagi veel toetavamat. Järgmine teema, et ja unehügieen, et tegelikult on juba teada, et unepuudus on üks peamisi epileptilisi hooge soodustavaid tegureid ja regulaarne unerütm epilepsia puhul on väga oluline. Et keskmiselt võiks inimene 7–9 tundi ööpäevas magada. Seda siis ikkagi väga paljud tegurid soodustavad, siin on osad välja toonud siis päevased uinakud, mis on pikale veninud. Ütleks, et selline 20–30 minutit on väga hea, kui tunnete ikka, et olete väsinud ja tulete koju ja tahate uinakut teha. Kehaline aktiivsus võiks olla suurem päeva jooksul ja ikkagi need valgused toas, et kas seal siis õuevalgus või siis ikkagi see sinine valgus, mis tuleb siis ekraanidest, võiks siis nii-öelda limiteerida seda telefonis olemist, teleka vaatamist, selline 1 tund enne, kui plaanite magama minna ja alkoholi tarvitamine. Ja see unetus ikkagi võib väljenduda, et on raske magama jääda, ärkate sagedasti või siis varased ärkamised. Seda ma olen täheldanud, et pigem vanemad inimesed, vanemas eas siis inimesed kaebavad seda. Ja ma olen toonud ka välja siis siin mõned juhised, et mis võiks aidata. See päevasündmustest välja lülitamine, et tõden, et ka ise endal olen täheldanud, et vahest mõtted ei lase magada, et võib-olla aitab nipp, kus siis päeva jooksul võtate selle 10 minutit, mõtlete oma muremõtteid ja peale seda te enam nende peale mõelda ei tohi. Võib-olla see aitab kedagi siis enne magamaminekut tasuks ikkagi vältida üleliigselt söömist. Võiks jääda selline 2 tundi vahet siis söömisel ja magama minemisel. Ja veel, mis minu meelest on oluline, on see, et voodi on ikkagi ainult magamiseks. Muid tegevusi seal pigem mitte teha, näiteks voodis siis niisama aja veetmine. Pärast keha harjub ära ja selle tõttu on ka juba raskem magama jääda. Ja viimasena siis, et kui ikkagi esineb seda, et ei jää kohe magama, selline 15–20 minutit on juba möödas, siis tõuske üles, tehke midagi muud, minge teise tuppa, lugege natukene raamatut, ärge väga põnevat raamatut lugege, et siis on juba ka raske uinuda, aga et mingi teine tegevus ja lähete tagasi voodisse ja proovite uuesti uinuda. Nii, järgmise teema on alkohol ja narkootilised ained. Neid ma kindlasti soovitan igal inimesel vältida, aga siin ma natukene räägin seda seost epilepsiaga. Alkoholi osas, et tõesti väikeses koguses alkoholi tarvitamine epileptilisi hooge pigem ei põhjusta, aga need suuremad kogused, mis on juba 3 ühikut ja rohkem, on see provotseeriv faktor.
Ja selle liigse tarvitamise käigus võib ka viia muude segavate faktoriteni, kus siis on näiteks häirunud unerežiim, ravimit unustatakse selle käigus võtta, et võib-olla tõesti, kui on plaanis tarvitada, et siis jälle mingisugune alarmtelefoni panna, et see doos ei ununeks võtta. Osadel ravimitel on täheldatud, et alkohol vähendab nende toimet, aga siiski pigem, kui on plaanis tarvitada, siis see ravim sisse võtta. Narkootilised ained, siin all siis kokaiin, amfetamiin. Nad on jah, tõesti provotseerivad ained, aga nad tekitavad ka palju muid probleeme, et kokaiini puhul siis südameinfarkt, rütmihäired, amfetamiini puhul on unehäired, psühhiaatrilised häired. Ja kanepi osas on siis see, et ta tõesti võib omada positiivset efekti, kuid ka negatiivset. Siin siis on see, et kui see kanep saadakse illegaalselt, siis ei ole teada, et mis ainet ta täpselt sisaldab. Ja need võivadki just olla need, mis provotseerivad nii-öelda seda hoogu. Räägin ka natukene CBD-õlidest, see on siis meditsiiniline kannabidool ja siis tervisepoodides müüdav see CBD-õli. Et tõesti, meditsiiniline kannabidool on näidustatud osade raskete epilepsia sündroomide puhul just lapseeas ja ikkagi meditsiiniline kannabidooli puhul on tegemist ravimiga, siis, mille koostist on rangelt kontrollitud ja seda efektiivsust, ohutust, neid kõiki on uuritud. Aga samas seda mõju nii-öelda teistele, ta on teada, et see osadele epilepsia sündroomidele mõjub hästi, aga paljudele teiste epilepsiate puhul seda ei ole uuritud. Et seega ei tea, kas see omab head efekti või mitte. Siis tervisepoodidest ostetud need CBD-õlid ei ole tõesti läbinud sarnast kvaliteedikontrolli ja seega ei pruugi ikkagi seal õlis see CBD sisaldus vastata firma poolt antud infole. Ja kindlasti võiks ka oma raviarsti sellest siis teavitada, kui te plaanite mingisuguseid aineid tarvitada või te juba tarvitate, et siis raviarst saab teid selle puhul nõustada. Viimase slaidina siin räägin ohutusest. Esimeses punktis on kohe auto juhtimine. Seadus ikkagi Eestis näeb ette patsient, kes on olnud hoovabast aega, võib peale tervisetõendi saamist naasta liiklusest. Aga panen südamele kõigile, kes endiselt kasutavad autot ja hood ei ole kontrolli all, et siis ikkagi mõelda enda ja teiste ohutuse peale. Et need avariid on kerged juhtuma, eriti kui need hood ei ole kontrolli all. Töökoha valikute osas mõned piirangud on just kõrgustes töötamine, masinatega töötamine ja kutselised autojuhid. Epilepsia trenn, siin tegelikult piiranguid niivõrd ei ole, aga millele võiks tähelepanu pöörata. Et kui ujuma lähete, siis keegi võiks kaasas olla, samuti jõusaalis, kui läheb raskuste tõstmiseks, keegi võiks seal juures olla. Ja kodus, millele tähelepanu pöörata, et eelistada tõesti võib-olla duši all käimist vannitamisele. Kui on ikkagi teada, et esinevad need suured hood teadvuse kaotusega, krambitamisega, et ei oleks uppumisohtu. Ja siis seda ruumi mitte sulgeda. Kui teil ikkagi hoog esineb, siis keegi saaks teile appi tulla. Ja kuna see kukkumisoht hoo juures on suur, et võib-olla vältida nende teravate nurkadega mööbliesemeid ja just patsientidel, kellel on õised hood, et magada kuskil madala voodi peal. Et kui peaks tekkima see juhus, et te kukute voodist välja, et ei vigastaks ennast. Aitäh kuulamast, lõpetan siis siin korral oma esitluse. Loodan, et saite hea ülevaate ja äkki ka mõne nipi või et mida teie oma elus siis peaksite muutma, et hooge kontrolli all hoida.
aitäh minu poolt!